No nii, tervist siis siit öisetest tundidest. Nagu mul üks sõber ütles, ära jäta energiaid kuidagi seisma, et kui info peab tulema, siis anna kohe minna. Nii et siin ma olen, annan kohe minna, öösel nagu mul see pähe tuli. Ja teema on tegelikult üsna selline, ma ütleks nii, et üks ülimalt oluline peaaegu nagu minu meelest vist kõikidele inimestele. Aga loomulikult igaüks valib oma tee ise ja ka need õiged hetked ise. Me räägime siis sellisest asjast nagu teadlik seksuaalsus ja vaimsusest. et mismoodi nad omavahel nagu seotud on ja miks see just nagu nii oluline on. Ongi siis see, et väga paljud ütleme nagu vaimsel teel kõndijaid ei saa võib-olla edasi liikuda nii, nagu nad tahaksid või nii kiiresti, kui nad tahaksid või võiksid või nende potentsiaal oleks. Tänu sellele, et nad ei tea, et on olemas selline asi nagu seksuaalne energia, millega tegelikult on võimalik palju seda protsessi kiirendada ja palju, nagu öeldakse, otsemini jõuda sinna, kuhu siis igal hingel vaja jõuda on. Igal ühe jaoks on see natukene võib-olla ka erinev, aga põhimõte jääb ikka nagu üheks, et me kõik ikkagi otsime oma tõde ja iseennast ja nii edasi. Noh, seal võib nagu nimetada neid asju nagu lõpmatuseni. Ühesõnaga, seksuaalsus on põhimõtteliselt täielik, totaalne power, vägi, mis annab sulle selle õige, nagu öeldakse, see on nagu raketikütus, et ilma selleta sa ei tee mitte midagi. Kui sa tahad oma vaimset evolutsiooni, siis see on A ja O ja põhi ja nii edasi. Ehk siis minu selle jutu mõte on see, et paljud inimesed ei tea, et seksuaalenergia või seksuaalsus, et mille jaoks ta tegelikult meil on. Et me oleme tegelikult väga kaugel sellest tõest tihti peale, sest süsteemid ikkagi siin maailmas on loodud selle jaoks, et me ei jõuaks oma potentsiaali tippu. Ja selleks osaks on samamoodi siis seksuaalsuse allasurumine. Ja seda on tehtud muidugi edukalt, nagu seda näha on. Mul ei oleks muidu nii palju kliente. Ja ei oleks nii palju kui muidu inimesi, kes on vaevas või katkised või poolikud või tühjad või nii edasi. Et siis ühesõnaga teadmine annab juba pool võitu, nagu öeldakse. Et loomulikult väga paljud, kes on vaimsel teel, nad juba teavad üsnagi palju sellest. Aga nad võib-olla ei ole saanud, ma mõtlen just need inimesed, kes ei ole praktiseerima hakanud selle teemaga, õigemini praktikasse pannud, siis need inimesed pigem ei ole saanud võib-olla täis kinnitust kellegi poolt, et see tee on õige või et see tee annab midagi juurde ja et see tee ongi loodud, et ongi loodud see seksuaalne energia selle jaoks, et sa saaksid sellel teel kõndida ja väga kaugele. Mis ma veel ütlen sinna juurde? Et ma teen kindlasti selle kohta videosid juurde, aga hetkel võib-olla kõige esimene impulss oli nagu see välja öelda, anda aimu ja ütleme Pärnus jah, meil tuleb siin natukene ka sellest juttu, et teeme siin väiksed sellised õhtud
koosviibimised räägime sellest asjast pikemalt ja laiemalt, selle telgitagustest ja sellest väest ja võimust. Mujale vaatame, millal jõuame. Aga panen videosid ülesse ja kui sind huvitab see teema jätkuvalt, siis ole olemas õiges ajas, õiges kohas ja seniks siis ikka naudi elu.